Iga haigla on eraldi universum, milles tiirlevad ümber patsiendi erinevad planeedid. Täna viime teid kosmoseretkele ortopeedia maailma, aga kui väikesteks tükkideks see maailm edasi jaguneb, näete kohe. Sa mõtled, võtad näiteks kujutad seda ortopeediat ette sellise maakerana, siis võtad sealt maakeralt, võtad kaane pealt ära, pistad käe sinna sisse, sobrad natukene, seal on veel üks maailm sees, võtad, tõmbad välja, vaatad, näiteks õlakirurgia. Siis tekib juba kerge huvi, vaatad, mõtled, paneks veel käe sisse, paned uuesti, vaatad, käekirurgia, järgmine maailm. Ja nii võib neid maailmu sealt väga palju erinevaid välja võtta. Puusakirurgia, põlvekirurgia, vabajala ja hüppeliigese kirurgia, seljakirurgia. Nii et, ja siis, kui sa hakkad vaata neid maailmu kõiki nagu iga ühte eraldi uurima, siis see iga maailm eraldi muutub nii suureks ja huvitavaks. Ja pärast tahad neid kõiki sinna ühe selle suure ortopeedia maailma sisse tagasi toppida, ei saa, nad ei mahu enam sinna. Et selles suhtes ortopeedia on selline hästi mitmekesine eriala. Minu väike maakera on see jalakirurgia. Kui vundament peab korras olema, siis on nagu mõtet hakata seinu ja lage ehitama. Minu väike maakera on siis põlve- ja puusaliigese kirurgia, väga hävinud liigeste lõppfaasis kulumise asendamine kunstmaterjaliga. Aga sa tead osteotoomia, jah? Ta saaja ära, siis ma räägin. Ta saab ära, see läheb kiiresti suhteliselt. Nagu kuulda on, siin käib siis puusaliiges endoproteesimine. Saag mürises, osa operatsioonil on see kahjustatud liigesosa siis praegu välja lõigatud ja nüüd hakatakse ette valmistama siis luud uue proteesi jaoks. Kas puusaliigest tuleb vahetada iga päev? Mulle tundub, et teatud east alates inimesed juba teavad, ma pean minema puusaliigest vahetama. Tõepoolest, hästi palju inimesi on, kes käivad ringi, eks ole, vahetatud kunstliigestega. Selle õige aeg on siis, kui haige ise enam ei saa hakkama lihtsamate meetmetega oma kaebustega. Probleemiks on siis liigese kõhre kulumine ja väga palju ikkagi tulevad patsiendid ja küsivad jälle, et mis ma ise teha saan, et tänapäeval ega ei ole välja mõeldud mingit imeussi ega püssirohtu, millega seda haigust seisma panna ja üsna palju, nagu isegi suht nagu alusetult ikkagi reklaamitakse neid glükoosamiine, mida terve maailm võtab, et selle rohu puhul, et on kindlalt tõestatud, et mingit nagu efekti ei ole, et selles suhtes ei maksa nagu neid niisama ilmaasjata süüa, aga samas meditsiin on tume teadus, et seal tõesti mõnikord, kui patsient tunneb, et seda rohtu võttes tal on ülihea, jätab selle rohu ära ja siis läheb kohe halvemaks, siis ei saa keelata ja siis võib muidugi seda edasi võtta, aga mingid selliseid väga suuri lootusi sellele panna, et rohuga või ravimiga liigeskõhre kuidagi taastada saab, seda ei ole. Kuule, rahvas ütleb, et sööge sülti ka, et see, mis sealt kondijüdist tuleb sinna süldi sisse, et see aitab liigeseid. Ja mitte ainult sülti, munakoori, mida iganes, aga kahjuks need toidulisandid ja kõik need ei ole suudetud tõestada, et mingit efekti. Seal tihtipeale on küsimus selles, et seal on need ained, mis on seal kõhres olemas, aga probleem on selles, et see mehhanism, mis parandab seda kõhre, see ei toimi. Et sa võid väga palju seda algainet siin anda, aga tulemid sellest nagu ei tule. Väga palju asju, mida inimene ise saab enda jaoks ära teha, ennem kui ta üldse arstide huviorbiiti satub. Kehakaalu jälgida, traumasid vältida, võimalikult sportlikku eluviisi harrastada, et kõik lihased, mis liigestest üle lähevad, oleks piisavalt toonuses, sest et see on ka üks kulunud liigese suht levinud ravimoodus, et need lihased, mis eriti põlve puhul, need lihased, mis siit põlvest üle lähevad, mida tugevamaks nad on treenitud, seda paremini nad seda põlve stabiliseerivad, seda vähem põlv valutab, nii et see on ikkagi ka uuringutega tõestatud. Ja need on sellised asjad, mida inimesed endaks ise saavad teha. Kas nii ei ole? Mida rohkem ma kõnnin, seda rohkem see põlveliiges ikkagi kulub ja lõpuks on ta ikkagi vaja välja vahetada. Päris nii ei ole, et selline kerge koormus liigesel on üldiselt hea. Kulunud liigeses on probleemiks see, et kõhr on ära kulunud. Kõhra ainevahetus toimub umbes samal mehhanismil, nagu on umbes pesukäsn, eks ole. Koormus on peal, siis kõik kasulikud ained lähevad sealt välja, koormus sealt ära kaob, tõmbavad ained sisse. Seetõttu tsükliline kerge koormusega liigutamine on ikkagi kasulik. Me puusa- ja põlveliigese proteesi teeme iga päev ja see ongi üks levinumaid ortopeedilisi lõikusi. Ja ta on üks turvalisemaid selles mõttes, et kõik teavad, mida tehakse. See on tüpiseeritud operatsioonieelne tegevus, tüpiseeritud operatsioonijärgne tegevus. Õed on nii kogenud, nendele tavaliselt ei pea midagi ütlema, nad ise annavad sulle õige instrumendi juba kätte, eks ole, siin võib jälgida seda mängu ka natukese. Ja selge on see, kui sa igapäevaselt asja teed, siis oskad seda teha, eks ole. Kui sa teed seda paar korda aastas, siis sa pead alati nagu taas õppima, sa ei saa kunagi sellest õppekõverast välja. Ja ma arvan, praeguse inimeste kaasa nagu ootus on nagu ikkagi see, et sa lähed selle juurde, kes tegeleb selle asjaga hästi. Ma olen alati rääkinud, et meditsiinis on rutiin väga oluline, et see ei pruugi küll igas eluolukorras ja igas eluvaldkonnas kehtida, aga meditsiinis küll, et sa pead just nagu iga päev
arst peab olema nagu heas mõttes oma mugavustsoonis, et sa teed nagu iga päev seda asja, millega sa oled harjunud ja mida rohkem sa seda teed ja mida rohkem ühtemoodi, seda taastoodetavamad on kõik need tulemused. Opereerivad alati 2 arsti, sest üksinda ei ole võimalik seda teha, eks ole, ei ole võimalik lahti hoida. Ja teine asi on see, et kahekese kontroll oluliselt parem. See on nagu lennundus, põhimõtteliselt võid üksinda ka lennata lennukiga. Aga see ei ole turvaline. Et siin taustal on näha praegu see operatsiooni proteesi planeerimine. Me enne joonistame ära arvuti tarkvara kasutades sellele patsiendile vastava suurusega proteesi ja selle õige asendi. Me kasutame 2 tüüpi proteese põhimõtteliselt. On tsemendivabad ja tsemendilised. Valdavalt sõltub inimese luu kvaliteedist see, kumba saab kasutada. Kellel on hea luu, haakub hästi, ei ole nagu porootiline pehme luu, eks ole. Nende me saame kasutada selliseid tsemendivabasid proteese. Need on põhimõtteliselt erinevaid, aga üldiselt näevad need välja midagi sellist, neil on pind on kuskil karestatud. Tsemendilised proteesid, neid kasutatakse siis, kui inimese luu on suhteliselt süüke poroosne, tundub, et see tsemendivaba protees ei kasvaks siin hästi kinni. Siis me kasutame selliseid tsementeeritavaid. Ehk siis me valmistame reieluu kanali ette, valame selle tsementi täis ja paneme sinna sellise sileda proteesi sisse. Ja siis on oluline, et kuna vaata luul on selline, nagu siin on paksem osa see valge, eks ole, see on siis luukoor ja sees on see äsiosa, ehk see äsiollus. Et me ei saa seda koort nagu eriti palju siit ära freesida. Ja sellepärast me vaatame, kuhu ta täpselt nagu sobitub siia. Ja me saame siin mängida neid suurusi, vaadata, mis nagu tundub parem istuda. Et siin peab natukene siis ette kujutama, et kui me planeerime selle, kui me ta lõpuks paika paneme, mis siis jääb, et siis jääb jälle pikem, eks ole. Ja seda me arvestame ka siis vastavalt. Kas siis võib tekkida ka nõndamoodi, et inimene, tal on küll puusaliiges vahetatud, aga kukub libedaga ja kukub selle katki? Üldiselt proteesi katki ei kuku, tavaliselt inimene kukub selle proteesi nagu paigast ära. Et see tuleb protees tuleb sellest oma pesast nagu välja. Me lõikuse ajal proovime seda, vaatame igate pidi, et puusaliigesel on suhteliselt suur liikuvusulatus. Kui satub ebasoodne asend ja väga varakult pärast operatsiooni, kui koed on veel lõikust traumas kahjustatud, siis tekkida selline olukord, et lihtsalt protees tuleb välja. Ja siis ise seda oma jõuga kuidagi paika ei saa, eks ole, selle pingesse, see tuleb siis erakorralise meditsiini osakonnas paika panna. See, et inimese ootused on hästi suured, et kui tal nüüd see puusa protees pannakse see liiges, siis ta arvab, et ta juba jookseb metsa poole 2 tundi pärast seda. Siin on hästi oluline nagu see arsti ja patsiendi koostöö, et rääkida läbi, mida reaalselt see protees võimaldab. Et ta ei ole see uus, nagu lapsepõlves oli, me uueks seda ei saa teha. See on ikkagi nagu lagunenud asja asendamine mingi suhteliselt lihtsa mehaanilise asjaga, eks. Mida meil paremat lahendust ei ole, aga see on meie see lahendus. Aga see töötab? See töötab, aga ta ei ole päris sama nagu väärne nagu ikkagi uue selle liigesega ja eriti põlveproteesi puhul inimestel ikkagi kuskil aasta aega läheb kokkuvõttes paranemiseks. Inimesed on 3 kuu pealt, oi, et mul on paistes, mul valutab, midagi on kindlasti pahasti. Tegelikult ei ole, et me lihtsalt rahustame inimesi polikliinikus maha, et kannata veel, läheb üle. Liigesevahetuse proteesidel on ülioluline puhtus. See on kõige puhtam operatsioon, mida inimesel teha saab, kuna me paneme hästi suure võõrkeha sisse. See on ülioluline see, et mingisugust baktereid sinna ei satuks, eks ole, selle kunstliigese peale. Reaalne elu on see, et ikka midagi kuskil satub, opitoos on ikka tolmu ja nii edasi, aga katsume selle viia võimaliku miinimumini, võtta vastu kõiki meetmeid. Patsient saavad antibiootikumi, veenduma, et on korduvalt pestud haav ja et lõikuse ajal mitte ükski asi ei saastuks. Ühesõnaga, kogu see operatsiooni ümbrus käibki selle peale, et esiteks õige haige valik, et on õige näidustus, inimesel on piisavalt väljendunud vaevus, muud meetmed ei aita ja inimene tahab seda operatsiooni. Siis on lõikuse valik, kus peale minna, juurdepääs, mis pidi, eest tagant on eri variandideks. Mis implantaat valida? Implantaatidel on ka samamoodi nagu ükskõik mis asi, mis metallist tehtud on, metalli kvaliteet on erinev. Ei taha sellist metalli endale sisse saada, mis 2 aastaga ära murdub, eks ole. Operatsiooni kulg peab olema hea. Siis on vajalik, et pärast operatsiooni saaks haige ilusti füsioterapeudi poolt nõustatud. Et osakonna õed, kõik selle operatsiooni järgse valuravid, antibiootikumid, kõik sidumised, kõik see periood kulges ilusti. Siis peab ära paranema. See on väga palju sellised faktorid, mis võivad see teekonda, eks ole, mõjutada. Vaat see on võib-olla efektne praegu filmida, et praegu käib siis selle lõpliku komponendi sisselöömine, eks ole. See puusanapp freesitakse natukene väiksema suuruse peale, 53 mm protees pannakse. Selliste ortopeediliste suurte lõikuste puhul on üsna tavapärane, et on kasutusel sellised puutööstüüpilised riistad, eks ole. Meil on siin saeterad, peitlid, naasklid, puurid.
kõik sellist siin leidub, eks ole, ja need on tõesti igale maitsele peaaegu, et vastavalt sellele, mida vaja siin nagu täpselt saagida või freesida. Et meie ikkagi teeme meie töö, öeldakse millimeetri täpsusega, meil tegelikult ongi. Tundub väga robustne, aga kokkuvõttes see, kuhu see protees asentub ja mis suuruse me kasutame, see millimeetri täpsusega paigas. Ortopeedia kirurg ei pea jõusaalis käima. Tavaliselt, kui on väga suurt jõudu vaja, see on midagi valesti. Siis peab kasutama kuidagi mingi teise nurga alt või niimoodi, et päris nagu jõusaalis ei pea käima, aga vahel tuleb ette tõesti, et see sõltub, kuidas patsient on, eks ole, kui on väga raskemad, aga üldiselt on nagu nipid, et kuidas saada nagu ümber sellistest väga meeletutest jõurakendamistest. Inimest tagali huvitab, et kui pikalt need proteesid vastu peavad, et see on umbes niimoodi, et sissepanemise hetkest kuni teadmatuseni, et me ei oska päris kindlalt öelda. Me saame öelda mingisuguse keskmise, eks ole, et umbes me teame, et niimoodi 15 aasta pärast 95% proteesidest võiks olla patsientil veel sees ja toimivad. Aga inimene saab näiteks mingi tüsistuse, tekib põletik, eks ole, me peame kohe proteesi välja võtma näiteks, et siis selle proteesi eluiga võib olla väga lühike. Tänapäeval materjaliga seotud probleemid on valdavalt tahaplaanile jäämas, varem olid viletsad plastikud, nii edasi, need kulusid ära, tekitas proteesitükkide luusest lahti tulemise. Aga nüüd on valdavaks probleemiks on meil ikkagi, ütleme, ongi põletiku tekke, ehk siis bakteripõletik, nii-öelda keha ära tõuge öeldakse selle kohta tihti peale. See on see reielu pea. See on see nagu ära kulunud kõhr on seal näha peal, eks ole. See on suured laigulised alad, kus ei ole seda normaalset kõhre peal. Luu on kulunud nagu siledaks, siis peegel siledaks, vaata. Läigib vastu nagu, eks ole, normaalselt ta ei läigi vastu. Ja, aga tulevikus on võib-olla tegelikult niimoodi, et ega Paul võib ka tööta jääda, sellepärast, et ma arvan, väga kaugel enam see tulevik ei ole, kui neid liigesid enam niimoodi metallimplantaatidega ei vahetatagi, et 3-printimistehnoloogia on ikkagi selline väga jõudsalt arenev ja siiamaale prinditakse, ma ei tea, betooni, titaani, erinevaid metalle sealt sellest printerist, plastmassi materjale, aga ka see bio 3D printimine on ikkagi väga jõudsalt arenev suund ja ma arvan, et üsna varsti me suudame selle 3D printeriga ka liigeskõhre trükkida. No jaa, aga see liigeskõhre on ikkagi vaja sinna õigesse kohta paigutada, nii et ei jää Paul ilma tööd. No teine asi on see, et võib-olla tuleb selline ravim, eks ole, mis hoiabki ära selle, et nagu juhtus seal, ütleb 90 reumatoidartriidiga, eks ole, praegu meil neid reumahaigete liigeste vahetamise on tegelikult väga väiksel hulgal. Ma ei taha, et minul on hea meel, kui see ära lõpeb, eks ole, siis uue ametiga leiad see. Küll leiab, jah. See siis on arkoskoop, see võimaldab meil vaadata siis läbi naha inimese luid, mida siis kasutatakse operatsiooni ajal, hindamaks seda, et luufragmenti tasend on hea. Ja pildil on näha meil siin on siis inimese küünarluu ja siin on kodarluu. Küünarnukk asub siis siin ja õlavareluu jääb siia allapoole. Siin on näha siis osteosünteesiplaat, ehk siis selline metallplaat, mis sobitub patsiendi luu anatoomiaga ja see on siis fikseeritud siit mitmete kruvidega. Krubid on veel sellised, et need lukustuvad siia plaadi külje kinni, tagades sellise teatav nurkstabiilsuse. Ma tahaks öelda, et mis see jubinen, aga sellel jubinel on kindlasti oma nimetus ka. No see on nüüd siin üks inimese luu, see on inimese küünarluu ja see on tegelikult üks näide, kuidas arvutid saavad aidata meil inimesi ravida. Ehk et üsna tihti oleme olukorras, kus inimesel on luu või siis liiges mingit moodi moondunud. Kas siis trauma tagajärjel või arenguliselt ja siis on vaja see luu kuidagi otseks saada. Ja tänapäeval on siis tulnud meile arvutid selles osas appi, et me teeme kõigepealt kompuuteruuringu sellest luust, saame 3-mõõtmelise kujutise, siis me saadame selle faili firmasse, siis firma teeb selle kompuutrist saadud kujutise alusel, trükib välja sellise 3D luu ja siis ühtlasi ka selle luu siis õigesse mõõtu ja õigesse asendisse saagimiseks sellise juhtija. Ja see luu on täpselt siis inimese enda luu mõõtu, see juhtija sobib täpselt see inimese enda luu peale ja operatsiooni ajal siis, et hoida kokku aega ja tagada siis parem täpsus, siis pannakse siis sama juhtija, pannakse siis operatsiooni ajal inimese luu peale, siis siin on nagu näha sellised väiksed avad, kus siis läheb saag sisse, saetakse täpselt õiges suunas, õiges laiuses, täpselt vajalikust kohast luu katki ja siis pannakse õiges asendis jälle kokku.
Nende metallplaatidega ja selle metalliga inimese sees on nõnda, et põhimõtteliselt lennujaamas võiks panna need inimesed, kes on ortopeedi käe alt läbi käinud, kes piiksuvad ja siis teises kolonnis on need, kes ei ole, need ei piiksu. Seda kogu aeg tegelikult küsitakse, üks põhiküsimusi on, et doktor, et kas ma nüüd reisile saan minna või võetakse mind lennujaama kontrollis kohe vahele, et tegelikult need pisikesed implantaadid, paari millimeetri suurused, need tavaliselt ei piiksu, aga sellised suuremad metallkolakad juba need tõesti annavad siis märku, et seal inimeses midagi on. Ja küsitakse tihti ka tõendeid kõiksugused, et anna mulle tõend kaasa, et muidu äkki mind ei lasta sealt turvakontorist läbi, aga tegelikult ega need tõendid tänapäeval ma võin ju kirjutada ükskõik kellele, ükskõik mis tõend, et ega see tõend ka midagi näita, et siis nad lihtsalt ei aita, et siis nad ikkagi lihtsalt piiksutavad siis või kontrollivad oma nende anduritega patsiendi seal läbi ja võib-olla siis operatsiooni armi saab ka näidata ja nii et igal juhul mina ei tea kedagi, kellel oleks reis sellepärast ära jäänud, et ta on käinud ortopedi juures operatsioonil ja metall, siis on talle liigesprotees sisse pandud või mingi plaater. Ja siis üks veidike selline humoorikas lugu võib-olla ühelt patsiendid, kellel oli ka siis erinevatel põhjustel päris palju seda metalli igale poole sisse pandud. Tema ütles, et tema hakkas peas hääli kuulma. Ja siis ise ta järeldas, et tulla ta on nüüd nagu raadioantenniks muutunud, et ta püüab kõik raadiolained kinni ja need siis niimoodi kõik jõuavad tema pähe. Et piltida ei näinud, et televiisori lained need ei olnud, aga ilmselt siis raadiolained.